Ühel korral aastas koguneb TTÜ-sse kogu Eesti küberkaitsepraktikute kogukond, et vahetada mõtteid, kuidas muuta meie e-riik tugevamaks ja turvalisemaks. Aga enne TTÜ Mektori innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses toimuvat Eesti suurimat küberpraktikute mõttetalgut anti avapauk kübernaaskli häkatonile. Seekord pääses eelvoorudes 170 andekast noorest edasi väike grupp finaliste. Tänasel kübernaaskli võistlusel on 50 kübertalenti, kelle vanus on 14–25 ja nad on väga andekad. Kahjuks neil on väga palju aega ja nad võivad sattuda pahanduste tegemisse. Sellepärast ongi hästi oluline, et ülikool võtab nad oma tiiva alla ja aitab neil leida praktilisi ja häid lahendusi, kus oma oskuseid kasutada. Kogu aeg mängida põhimõtteliselt selles mõttes sellist nagu spiooni või politseid, sul on kogu aeg Kalle Blomqvisti lahendamise ülesanded, et sa pead saama aru, et miks see niimoodi on, kuidas see on valesti läinud, kuidas püüda kinni, see seal teise poole peal on. Ma olen käinud kambas mõningatel kooli LAN-partidel, kus mängitakse arvutimänge ja visanud sinna üles ka sellised turvateemalised ülesanded. Ja sellel hetkel, kui ma lõpuks näen, et keegi on selle ära lahendanud, ma lähen mööda jalajälgi, vaatame, kust ta tuli ja ma leian, et see on järjekordselt küberolümpia või kübernaaskli osaleja olnud. Ehk see seltskond, kes naaskli osaleb, on tõenäoliselt Eesti selle valdkonna tipp. Samal ajal, kui noored küberturvatipud võistlesid, püüdis TTÜ küberkonverents tuua valdkonda juurde uusi huvilisi. Selle aasta konverentsi peateemaks on, kas Eesti vajab küberkindlustust? TTÜ küberkonverents on mõeldud kõikidele inimestele, kes tahavad, et Eesti ühiskond oleks turvalisem. Kohal on tippspetsialistid nii Eestist kui välismaalt. Arutatakse, milliseid ohte esineb küberruumis ja kas me oleme valmis täiesti uuteks riskideks, mis kaasnevad tehisintellekti, näiteks siseautode tulekuga. Samuti küsitakse, kui kriitiline on küberturvalisuse olukord merenduses. Populaarsetes küberkaitse töötubades simuleeritakse pahavara potentsiaalset hävitustööd, uuritakse, kuidas mõtleb küberkratt, pannakse kokku ettevõtte küberturveplaani ja küsitakse, mida tähendab social engineering. Päeva lõpus saabub kauaoodatud kübernaaskli võitjate autasustamise hetk. Üldarvestuses võidu saavutanud TTÜ küberkaitsemagistrant Artur Luik töötab Skype'is programmeerijana ja arendab oma krüptoraha platvormi. Tänavu võistles ta kübernaasklil juba 3. korda. Ütleme niimoodi, et iga aasta ikka õpetab oma ette, iga aasta on erinevad ülesanded, erineva nurga alt vaadatuna ja kõige parem trenn on praktika. Nagu võitjad näitavad, koguvad TTÜ küberkaitsekeskuse kraadiõppes teadmisi selle valdkonna helgeimad pead. Tegemist on populaarse erialaga nii eestlaste kui välismaalaste hulgas. Miks? Loomulikult meil on parimad tudengid, meil on hea rahvusvaheline õppejõudude seltskond, me teeme head koostööd nii oma valdkonna parimate firmadega, mis on Eestis esindatud, kui siis ka Eesti riigiasutustega. 2018. aasta kübernaaskel ja küberkonverents ongi TTÜ koostööprojektid Kaitseministeeriumi ja Eesti Interneti sihtasutusega. Lisaks toetab meid 10 ettevõtteid. Tule ja liitu küberkaitse teadlikega ka sina.